Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Paar päeva tagasi kirjutas Delfi ajakirjanik Vahur Koorits arvamusartikli, mille pealkiri ütleb peaaegu kõik. Rahvusliku poliitika aeg on Eestis läbi. Artikkel kujutab endast sümptomaatilist või paradigmaatilist teksti, mis võtab noorema põlvkonna vasakliberaalselt meelestatud eestlaste mõttemaailma ilusasti kokku. Meie portaali peatoimetaja Veiko Vihuri on suurepäraselt selle hoiaku kokku võtnud ühte sõnasse. See on iseseisvus väsimus. Miks peaks eesti keeles rääkivaid ja eesti kultuuri tarbivaid inimesi huvitama, kas teisi samasuguseid on 1 000 000 või 2, küsib Vahur Koorits ja jätkab. Jah, võib tuua pragmaatilisi põhjuseid, miks võiks Eesti elanikkonna kasv olla kõigile kasulik. Aga kuni eestlased saavad oma asjad aetud omas keeles ja nende identiteeti keegi ei ohusta, siis miks peaks neid huvitama, kas need teised kaasmaalased on ka eestlased? Siin on kaunilt ja selgesõnaliselt kokku võetud vasakliberaalse universalismi printsiip, mis näeb ette kohalike traditsioonide, regionaalsete erinevuste ja rahvuslike omapärade sulandumist ühtsesse globalistlikku massikultuuri. Pean ilmselt paljude pettumuseks tunnistama, et ka mina pole suuremasi rahvuslane, vähemalt mitte selles mõttes, et peaksin oma eksistentsi põhivundamendiks just nimelt eestlust või peaksin eestlust või mõnda muud rahvust kuidagi eriliselt oluliseks kategooria määratluseks. Üleüldse, ma arvan, et rahvuslus iseenesesse sulgunud idee või hullem veel ideoloogiana ei saa olla jätkusuutlik. Arvan, et rahvus asetseb väärtuste hierarhias mitmeid pügalaid madalamal, näiteks tõest ja ilust, voorusest ja hüvest, mis on ühised kõikidele inimestele niivõrd, kuivõrd nad on inimesed. Ent see on vaid üks pool asjast. Rahvas vajab omaenda iseolemise jõu taastamiseks ja käimas hoidmiseks igavikulisi väärtusi, mis rahva poolt kord omaks võetuna kujundavad ümber rahva kehamit ja saavad rahva kehami orgaaniliseks osaks. Sellisena rahvus ja miks mitte ka erinevad regionaalsed eripärad peegeldavad oma eriomase prisma läbi kõike seda, mis asetseb igiolevas, igavikus. Just nõnda toidetuna saavad rahvad iseendaks ja neil on jõudu seista iseenda eest. Sellisena on igal rahvusel ja ka regioonil oma roll, mida ei saa temalt röövida ükski teine. Konservatiivina usun kindlalt, et erinevus rikastab ja ühetaolisus tülgastab. Ent erinevus peab olema reaalne, erinevate elutunnetuste traditsioonidesse jäädvustatud tuumik ajaloos. See regioonide ja rahvuste kaleidoskoop on tohutult põnev, ent sellegi poolest peavad rahvused ja nende traditsioonid olema läbi valgustatud tõest. Vaid siis peegeldavad nad endale eripäraselt kõige paremini igavikulisi väärtusi. Sama peab olema ka Eesti rahvusega. Meid peab läbi valgustama tõde ja hüve, mis on meist ja ka meie rahvusest kordades kõrgemad väärtused. Kõik see, mis pole tõega kooskõlas, tuleb ära heita või ümber kujundada. Siis saame me puhtaks ihutud ning võime jõuliselt kajastada ja võimendada eestlaseks olemise eksistentsiaalsetest eeldustest, rahvuslikest eripäradest ja sajandite jooksul välja kujunenud hingelistest ja vaimsetest eluhoiakutest lähtudes igaviku valgust. Vahur Kooritsa poolt esindatud globalistlik kosmopoliitsus ja enesesse sulgunud rahvuslus, mis ei vaata igavikuliste tõdede poole, on tegelikult kaksikvennad. Nad mõlemad pööravad pilgu mitte taeva, vaid maa poole. Üks neist unustab ära selle, kes ta oli ja on, teine aga sureb toitainete ja õhupuuduse kätte. Kõike seda meeles pidades tasub tsiteerida meie kolumnisti Roland Tõnissoni kolumnis välja toodud rahvuskirjanik Anton Hansen Tammsaare sõnu 1939. aasta süngest ja ärevast sügisest. Tsiteerin. Sellepärast, kui tahame end tõelikult aidata, peame kasvatama sisemist veendumust,
et ainukene meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. Kui meil see tõetundmine puudub, siis ei või meid keegi aidata, sest me oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis. Tsitaadi lõpp. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.